era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Kaunist hommikut kõigile ja tere tulemast tagasi uude vlogi. Täna on käes reede ja ma olin täna nagu ülivarajane. Põhimõtteliselt ma ärkasin juba enne äratuskella. Mul oli 6:30 äratus ja ma olin juba suht ärkvel, kui mu kell helises. Nii et mul oli täna nii kerge ärgata kuidagi. Ma lähen praegu poodi, meil põhimõtteliselt külmkapp täiesti tühi, mida pole üliammu juhtunud. Mul reaalselt polnud hommikusöögiks midagi teha. Pudru oleks ära keetnud, aga ma ei tea, kuidagi ei taha hommikul seda putru praegu isu täis vist söönud siin mõne päevaga juba. Ja siis mul on otsas ka šampoonid ja balsamid. Nii et ühtlasi ma lähen ka šampooni ja balsami jahile, aga ma ei teagi. Ma nüüd otsustan, millisesse poodi ma lähen, aga ühesõnaga poes ma ära käin ja siis lähen juba koju tagasi hommikusööki tegema. Näemme. Võiks minna õua natukeseks jalutama ju. Natukse patuudini isiga minna. Võime minna patuudile ka ju. Lähme. No, emme läheb natuke aega, mine ära kissi nii kaua. Ok. Tšau. Õhtu on käes või no selles mõttes 4 läbi. Mina liigun praegu siis Sadolini, seal siis toimub homme see missivõistlus, meil on täna peaproov, kell 5 hakkab ja ma kohe olen jõudmas, igatahes. Ma sain vahepeal prevedi magama, tegin lõuna valmis, saatsin enda vajalikud meilid ära, mis mul oli vaja teha, nii et selles mõttes mul on praegu süda rahul ja sellised vajalikud asjad said tehtud, nii et mina nüüd kimangi, et ma jumala eest hiljaks ei jää. Hilinemine tuleb mul alati hästi välja ja ma ei taha seda teha. Nii et ma nüüd panen edasi ja eks ma siis muljetan, kuidas oli. Raplamaal on toimunud juba aastakümneid üks traditsioon, milleks on Miss Raplamaa, milles siis õnnestus osa võtta meie kallil Mirtelil. Ja nagu tantsutüdrukule loomulik, siis tema valis enda talendivooruks muidugi tantsimise ja meil oli siis suur au olla tema kaastantsijad. Üritus ise läheb muidugi iga aastaga aina ägedamaks ja glamuursemaks, nii et seda suurem au oli meil sellest osa saada. Mirteli talendivooru esimene pool oli pigem selline pehmem, kus ta tantsis enda väikese sugulasega. Ja talendivooru teine pool oli täielik selline naispower, hästi energiline ja naiselik koos meie FEMS grupiga. No nii, ma ei teagi, kas ma saan selle. No nii, käidud, tehtud või noh, proov on tehtud. Ja mis mul öelda on? Kõva värk, selles suhtes, et saab juba vaikselt selle tunde sisse, et mis meid siis homme ees ootamas on. Aga enne seda meil on veel homme vaja kindlasti üle vaadata paar kohta, sest kindlasti saaks paremini just sellepärast, et eks see, kui me lavaproovi lõpuks nüüd saime teha, siis tuli ikkagi mõned asjad ette, mis me nagu muutsime, aga õnneks mitte midagi hullu nii, et homseks me oleme igatahes valmis ja ma olen juba natukene ootus ära veel, mitte küll niimoodi õhinas, aga ma loodan, et see tuleb. Ma väga loodan, et tuleb. Sest et see õhin on ka ikkagi sellist nagu kanda kaifi andev. Ja minu arust see õhin ja see adrenaliin, mis tekib, see on minu arust nii nauditav. Aga kell on 7:30 ja ma nüüd lähen koju. Ma vaatan, mis teised teevad. Mul oleks vaja käia Märjamaal ära, sest et mul sõbranna tegi mulle puidus sellise karika, ma panen pildi siia, mis on siis Mirtelile mõeldud ja siis me võtsime tüdrukutega kamba peale veel 100 roosi talle või 101, ma nüüd ei tea. Igatahes ma ei tea, ma hakkasin mingi pisardama, kui ma vaatasin tervet seda läbimängu, sellepärast et nagu Mirteli talendivoor on nagu ehitatud üles niimoodi, et nagu sellisest
pehmest Mirtelist saab järsku siuke särtsakas naine või siuke girly on ju. Ja seda oli lihtsalt nii ilus vaadata. Mis ma ikka siin jutustan? Tõmbame jeed siit. Homme 11 midagi on meil veel lavaproov ja siis õhtuks sättima, et homme meika. Ja siis ongi teeme homse ära ja siis on jälle uus nädal peal, nii et minu arust need päevad lähevad nii kiiresti. Ma proovin täna õhtul alustada eelmise nädala vlogi editamist lihtsalt teile teadmiseks. Ma ei ole siiamaani alustanud, et tahaks selle üles saada ja see on nagu nädala vlog, nii et see võtab mul päris kaua aeg, ma arvan. Ja siis mul on see kurri vlog täiesti editamata ja ma nüüd ei teagi, kas ma selle lõpuks üles panen. Aga üks päev ma proovisin neid videosi vaadata. See oli nüüd äkki üleeile või üle-üleeile. Ja lihtsalt niimoodi pisarad voolasid. Preven oli mu kõrval, just luhutas mind, et teeme ära nuta ja kõik on korras ja kuril on kõik hästi ja kõike seda ja siis ta paneb mind veel rohkem nutma lihtsalt. Et ma ei tea, ma tahaks nii väga tast seda vlogi kokku saada. Ma olen iga päev käinud ta haua peal. Ma olen talle iga päev uue küünla põlema pand, kui eelmine veel ei põle. Ja eile ma leidsin magasinist mingi 80 tunnise, nii et peaaegu 4 päeva. No mitte päris, aga peaaegu 4 päeva siis põleb. Aga ma täna lähen vaatama, kas ta jäi põlema kenasti. Ja jah, mul on siis vaja ikkagi Märjamaal ka läbi käia sellel karikal järgi, mis ma siis Mirtelile lasin teha. Vot. Mis on, Elfa? Mis on? Ossa! Sa oled kiire. Väga kiire. Väike iputrilla. Jäi vä? Tore. Oi, poi. See mäng läks väga pikaks. Poisid. Mul raud. Olle, palun rääkige. Mis asi see siin on? See on diivani vahele sattumise vastane seadeldis. Mina patenteerin selle. See on minu uusimaid leiutisi kevadkollektsioonis. See on saadaval meil veebilehel olleleiutised.eu ja praegu on letihind 99 eurot ja 90 senti. Kiired krabajad saavad sellise seadeldise kiiremini. Ostke. Ma ei näita, mul on nii kole. Noh, Kalite, mis teed? Tšau, tere hommikust. Täna on siis laupäev ja kell on 8 läbi veits. Ma ärkasin siuke pool tundi tagasi, veits rohkem. Istun praegu diivanil, vaatan enda ühe seriaali osa ära ja siis ma vaataks midagi süüa ka ampsu, sest et juba tegelikult vaikselt on vaja hakata sättima proovi. Meil hakkab kell 11 veel lauaproov koos valgustuse ja kostüümidega. Eile me siis käisime Aleksandra Õlla juures ja koju tulema hakates tuli lihtsalt laia paksu lund taevast alla ja nüüd ma ärkasin hommikul ja tegelikult õhtul ma nagu lootsin ka enda, et ei, see lumi ju, see peab ära sulama, et nagu õues polnud isegi -kraad, eks. Ja nüüd ma vaatan ja imestan, et see Eesti ilm on ikka no ta oskub üllatada reaalselt. Nagu jälle suht paks lumi on maas ja isegi kui tulevad need +kraadid täna, siis ikka siuke ligane ja lügane, sest hakkab ju sulama. Kui tüütu, nii mõnus oli juba nagu milleks vaja.
aga Prevendalis magavad alles. Ma siis äkki panen endale maski nii kauaks näkku. No nii, ma panen ruttu selle maski endale pähe. Tegin täna jälle neid samuseid pitsasaiu lehtaigna peal ja see on nagu kõige esimese üldse hommikuks teha nagu ja see küpseb ka nii kiiresti. Lihtsalt võtad lehtaigna, paned mingisugust pestot või mingisugust kas või ketšupit või midagi määrid sinna põhja peale. Siis paned maitse järgi aga mingit juustu. Ma eile panin sibulit ja sinkiga, aga külmkapp on endiselt väga tühi. Ma ei viitsin hommikul kuhugile poodi ka minema hakata, nii et ma põhimõtteliselt panin ainult juustu ja pestot sinna. Ja nagu see juba, ma ei tea, oli ahjus mingi paar minutit, mingi 5 minutit ma pakun. Ja juba ta on valmis. Oh my god. Kujutan ette, et väga paljud on endale juba pannud suverehvid alla ja edu neile, kes peavad täna silmaga kuhugi liikuma, sellepärast, et mul on õnneks lamellid, aga still nagu ma ei kujuta ette, mis suverehvidega oleks, et nagu õnneks tee ei tundu jäine, kuigi praegu näitab -1 kraadi, aga tuulega pidi olema feels like -9, vähemalt tund aega tagasi see näitas nii, et võib-olla nüüd on natuke soojemaks läinud, ma ei oska öelda. Et ohutut liiklemist ausõna, sest see ilmataat, no tõesti, ta ei hoiata meid ette sellise ilma eest. Aga ma nüüd liigun, teeme selle proovi ära ja tänane päev on juba kuidagi nii kiiresti läinud. Märkasin täna 7.30, muidu nüüd ma olen mitu päeva ärga 6.30. Ja see tund aega kadu juba tundub, et mis asja, kuidas kell juba 10:30 kohe varsti saab nagu. What the hell, kus aeg nagu läks järsku. Õnneks mul on kõik asjad tehtud. Kui ma pärast meiki lähen koju, siis ma veel ainuke asi, mis ma pean vaatama, on see, et mis ma nagu õhtuks veel selga panen. Et podi jääb alla samaks, sest et ma ei hakka, ma arvan, kõiki riideid vahetama, aga et mis ma nagu just jalga panen. Ma mõtlesin, et äkki ma lihtsalt panen mingisuguse seeliku peale, et natukenegi pidulikum. Et meie see outfit on pigem, ongi siuke nagu basic lava jaoks, ütleks nii, siuke must, et ainus, mis efekti annab, ongi siis see podi, mis meil all on. Ta on sellise kraega ja natukene siuke nagu läbipaistev. Aga ma ei tea, ma mõtlen veel, sest et eile ma näiteks väsisin juba nii kiiresti ära, nii et ma ei tea, kuidas mul näiteks tänasega on, võib-olla ma ei jaksa isegi kuhugile edasi minna või sinna peole jääda, et võib-olla olengi ainult lõpuni ja kõik. Et kleiti kindlasti ei hakka selga tõmbama, aga just, et võiks võib-olla siis midagi muud jalga panna, aga ma veel mõtlen ühesõnaga, nagu näete, siis ma ei ole ise otsustanud veel. Anna kellegi kätte. Kas selle ees praegu? Meil sai proov tehtud ja praegu ma liigun siis meiki. Meil see nii-öelda lavaproov viibis peab 30 minutit, nii et ma pidin enda meikiga edasi lükkama, aga õnneks hullu ei olnud, sest et see tüdruk, kes meil meiki teeb, ta tuleb nii või naa stuudiosse, nii et ma praegu lähen võtan ta peale ja siis me lähemegi stuudiosse edasi, et siis me oleme kõik nagu tunniste vahedega ja kell 6 meil on siis kokkusaamine, et samas on nagu hea, et ma olen esimene mõnes mõttes, sest et siis ma saan kodus vahepeal läbi käia, endal siis soengu valmis teha, riided vaadata, aga teise koha pealt siis see, et ma kõige esimesena meigis olen põhimõtteliselt, kell saab 12:30 ja kell 7 alles hakkab pihta, et siis mul nagu
pole enam värske meik selles suhtes. Aga ma nüüd jõudsin parklasse ja ma vaatan siis, võtan selle tüdruku peale ja lähme teeme selle meigi ära. Ma pole üldse harjunud nii tugevat meiki kandma, aga noh, lava make it is. Mida kohe tähele pannud on kulmud, ma teen kindlalt kulmud tumedamaks. Siis mul praegu tundub, et silmameik on nagu kõvasti tugevam kui nagu kulmud, mis nagu samas rõhutab silmadele, aga ma ei tea, kas mul see päris meeldib. No nii, väike võrdlusmoment minu arust nagu, kui kulm on nagu paremini välja toodud, et siis nagu on juba veits parem. Loodan, et ma teen õige valiku. Nagu selle ei ole ka mitte midagi hullu, aga minu arust nii on parem. Väga võõras on ennast näha sellise meigiga. Ma üldse ei kanna meiki ja mul lihtsalt ei meeldi meiki kanda. Ja mul on juba praegu siuke tunne, et ma tahaks seda väga maha võtta. Ja kusjuures ma võtsin endale kotti kaasa meigi eemaldi, vatitupsud ja kõik sellised asjad, et ma ilmselt võtan meigi maha vähemalt selle silmaosa. Sest et ma ei tea, minu jaoks on see kuidagi nii ahistav. Väga ahistav tunne. Praegu võtame roosa veid. Let's go girl. Helen, näita, power move. Anastasia. Daamid ja härrad siin saalis kui ka inimesed kodudes, kes vaatavad meid kroonika vahendusel. Teie ees oli Miss Raplamaa 2025 avashow, mille tõmbas esiteks trummidega käima eelmise aasta võitja Helena Riamaa. Kas see on meditatsioon? Selg jumala väsinud. Selg. Ja siin on pulss 1950 või? 110. Soojendus missugune? See on nii ilus, Mirtel. Pärast talendivooru saime meie kohe enda riided vahetada. Mina võtsin endal meiki kõvasti vähemaks, tänu millele mul tekkis kohe palju parem olemine. Ja siis me sättisime valmis 101 roosi, mis me kamba peale tüdrukutega Mirtelile ostsime. Pluss siis ka see karikas, mida ma vlogi esimeses pooles näitasin.
Muidugi hindasime kõik koos ka enda sooritust, millega me jäime üsna rahule ja mida muideks näeb minu Instagramis @kuudekakrissuge täispikas versioonis, nii et oled oodatud jälgima. Igatahes käidud tehtud, meie läksime üritust edasi nautima. No nii, crazy õht on selja taga ja ei jaksanud lihtsalt seal kauem olla. Ma olen crazy väsinu, mul nagu pea veits tuikab, mul on kõht nii tühi. Aga ma mõtlesin küll, et ma lähen võtan hepast nagu kanavrappi, sest et mina ei ole saanud mitte kuskilt mujalt nii head vrappi, kui seda on hepa kanavrapp ja minu arust nagu see väike on nagu nii hea, nagu see on väga-väga hea. Ja saate aru, nagu ma rääkisin juba ennem, et see meik on nagu minu jaoks nagu veits ahistav või noh, siuke pole päris minu teema, siukse tugeva meigi kandmine. Ja lihtsalt peale esinemist ma võtsin kõik selle põhja maha ja ennem mul oli nagu siiamaani seda meiki, siis ma veits tegin ta enda näo jaoks nagu sobivamaks, vähemalt minu arust. Selline nagu sobis veits paremini, aga ma olin nagu nii ääre peal, et nagu kõik see meik lihtsalt maha võtta. Aga nagu näha, siis ma ikkagi päris maha ei võtnud. Tüdrukud ütlesid ka, et nagu ära täitsa maha võtta jumala eest nagu, et mul sai aku tühjaks ja ma nüüd ei tea isegi, kuhu ma tegelikult jutuga jõudsin. Aga jah, üritus iseenesest oli väga tore ja minu arust väga hästi korraldatud. Et mul on nii hea meel, et Mirten nagu otsustas sellest sellest konkursist üldse osa võtta. Ja et üldse nagu pääses sinna 10 parima sekka, nii et ta on nii tubli. Ta on nii äge tüdruk lihtsalt ja nagu seda oli nii äge vaadata, kuidas ta lihtsalt nautis, et eilsetes proovides ma mingi põhimõtteliselt nagu täiega pisares, sest et mul oli nagu nii hea meel näha teda nagu selles momendis, et kuidas ta nagu nautis ja lihtsalt nii ilus oli teda vaadata ja täna ka minu arust ta lihtsalt säras. Igatahes päris väsitav nädalavahetus on olnud ja homme on pühapäev õnneks peaks olema selles mõttes vaba, aga ma juba tean tegelikult, et mul on ees ootamas pikk monteerimine. Esiteks selle vlogiga ja teiseks kõigepealt siis selle eelmise vlogiga. Nii et mu vanaema väga ootab seda vlogi, mul ei jää midagi muud üle, kui seda tegema hakata. Et ma arvan, ma seda vlogi ka siinkohal pikemaks ei venita. Aitäh, et sa vaatasid ja kui sa ei ole veel follownud mind Instas, siis sa võiksid seda teha. Kui sa ei ole mind subscribe inud, siis ma ootan seda ka väga. Ja ega muud ei olegi. Näeme järgmises vlogis. Tšau!